Ahoi kotkad, mis toimub siis? Nüüd hakkame liha maitsestama, sellepärast, et meil on nüüd plaan teha, no meil on natuke üle kilosed kärakad. Liha hakata nüüd suitsutama, jah? Et tahaks homme liha suitsutada, aga kuna jah, nii kiire on selle soolamisega, et juba homme natuke üle 12 tunni sükene on meil aega, 4-15 tundi on ja kuskil, kui see suitsuma läheb, et tuleb teha kiirsoolamine, sellepärast tuleb kogused natukene suuremalt panna seda soola. Ja teeme sool vees. Et mul on siin siuksed kärakad, jah, 3 tükki, natukene üle kilosed, mingi 1,2 vist on üks tükk või niimoodi. Et teeme esimese proovi ära, ma jah ei usu, et see päris keskele välja see sool jõuab selle ajaga, aga noh, ei ole hullu, pealt jääb natukene soolasem, keskelt natukene magedam, eks enam-vähem võib-olla ühtlustub ära. Et ma ei hakka jah mingisuguseid pragusi sisse lõikama vist, Rauno. Et teeme ikka siis jääb seest mahlasem. No ma ei tea, kui me ka alles õppima seda asja ja kuidas seda liha teha. Ühesõnaga, 2 liitri õlle kohta siis läheb marinaadi 300 grammi soola ja 50 grammi suhkurt. Ei ole õlu, on vesi õllepudelis, aga sellega on hea mõõta ju. Et siin kunagi ei peenema napsu pudel järgi ja sellega on hea mõõta see 2 liitrit. Ehk siis retsept kiirema soolamise kohta, kui on sükene 12 tundi ja natukene rohkem aega, jah, uurisin, et on siis 300 grammi soola, 50 grammi suhkurt ja 2 liitrit vett. Et see kallame kõik see ämbri kokku ja segame tähendab selle vedeliku jah, ennem ära, lahustame ühesõnaga selle suhkru ja soola siin ära. Ja siis jah, tõmbame lihad peale ja loodan, et sellest 2 liitrist veest välja tuleb. Kui ei tule, siis teeme mingi lidra veel juurde, aga peaks tulema välja. Nii et liha. Okei. Natuke läks mööda ka, see on see, kui ise filmid ja teed. Keegi oleks võinud ju kaamera võtta teist. No nii, nüüd tuleb panna siia 200 grammi vett juurde. Et no näed, aga jätame selle äparduse sisse, ikka tuleb sisse jätta kõik. Enne me ei saanud see pudel tühjaks joodud. Praegu tulime just, kust me tulime, poisid? Täitsa kaine ja näed, juhtus õnnetus. Kust tulime? Kinost, nii, mis vaatasime? Põlva kinos käisime, vaatasime filmi Uus raha. Vaat, ei olnud. Mis see nimi oli? Uus raha oligi filmi nimi, jah, oli küll. Aga ega midagi, natukene vett veel juurde, segame need asjad läbi ja paneme kokku ja vaatame, kuidas see siis välja näeb. Nii, unustasin mainida veel, et tegelikult panin 15 terapipart ka, oli retseptis. Ja noh, et päris umbropsu ka ei tee siin. Et sai ostetud sükene termomeeter ka, mis siis liha sisse panna, et me sellist ei leidnud praegu Põlvast, mis juhtmega käiks nii, et väljaspool suitsuahju oleks näha temperatuuri. Et saime sellise ja noh, see käib küll, lihtsalt aeg-ajalt tuleb ust lahti teha ja vaadata ja laseme siis niimoodi, et väljas selles ahjus oleks temperatuur 80-90 vahel kogu aeg ja liha võtame ära siis, kui on tükene 70. Et tegu on siis sea välisfileega ja see, kellel me need lihad saime, lõikas ära siis need, noh, suuremad pekikärakad ja asjad ja kamarad ja värgid ja et noh, sükene natuke rasvavärki on, aga mitte palju. Ja siis jah, selle lükkame sisse, nii et suuremal kärakal on keskel see ots ja siis homme vaatame, et loomulikult me selles uues metalliekspertidelt saadud suitsuahjus. Et ma nüüd lükkan niimoodi, et liha on üleni kõik siin vee sees. Maitsesin ka, noh igaks juhuks ei usalda neid retsepte alati, aga ennem sai natukene eeltööd tehtud, et igasuguseid videosid vaadatud, nii Eesti kui välismaa omasid. Välismaa tüübid üldse mekerdasid seda veel igasuguse muu asjaga ka veel kokku neid lihasid enne suitsutamist. Nad tegid ühesõnaga mingisugused segud olid, kus oligi juba pool oli soola ja siis 50% seal oli veel mingisuguseid muid maitseaineid, sees mekerdasid need lihad üldse sellisega kokku ja tegid seda nii-öelda kuiv hõõrumist, kummikindlalt käes hõõrusid need asjad kokku. Aga ma teen lihtsalt jah, soola ja pipriga siis praegu esimese partii prooviks. Siis ma pole niimoodi suuri lihakärakaid kunagi teinud, võt. Aga nüüd jätame ta siis seisma ja homme vaatame edasi, jah, kuidas siis see liha kuivatamine ja asjad seal suitsuahjus käivad.
Noh nii, ja hakkame siis selle liha suitsutamisega pihta. Esimese asjana, mis siis teeb, on niimoodi, et ma leidsin veel mingi portsu grillisüsa, mis mul oli mingist ajast järgi jäänud. Panin siia alla grillisüsa natukene ja nüüd panen need mõned pilpad siin peal põlema. Ehk siis hakkab liha kuivatama. Et ma teen need lihad ennem veel üle paberiga ka, need said siit ämbrist nüüd välja võetud siia resti peale, aga et nagu kõige esimene niiskus ära kuivatada, siis ma võtan siit niimoodi paberiga selle liha pealt selle suurema niiskuse siis ära ja noh, seda hakkan kohe tegema, aga ennem nüüd, kui ma seda liha kuivatama hakkan, ma teen juba väikse tule siia alla ja mis siis, nagu ma saan aru, tuleb siis väike tuli alla teha, siis jääb see süsi ka siin õõguma ja mis seal all on veits ja kuivatame selle liha siin ahjus ära ja mitte ainult ei kuivata ära, vaid nagu Tõnu Peit videodes sai vaadatud, siis tuleb lihale lükata sisse termomeeter ja nii-öelda soojendada ta siis mingi 40 kraadini või et ta on seest kuskil 40 kraadi siis ja siis alles teeb alla päris puuga siukse tule, millega siis suitsutama hakkab, et ennem laseme tal lihtsalt kuivada siis siin. Ja panemegi siis selle tule alla ja vaatame. Ja olukord on siis praegu selline, et sai siin jah, väike tuli alla tehtud. Noh, ma usun, et see väike suits ei tee ka paha. Et ma panin juba lihad sisse, las ta siis natukene saab suitsu ka. Ja tummisemale tüübile sai siis külje pealt sisse lükatud see termomeeter ja siit saab siis jälgida, mis siis välistemperatuur on. Ülevalt sai korsten lahti tehtud, et õhk nii-öelda välja läheks ja niiskus siis ja teeme eest ka esialgu niimoodi, et jätame selle tuulduva asendi peale siis, et praegu on vahel ja jälgime siis seda ka ja et ei lase siin liiga alla minna sellel temperatuuril. Päris jahe on väljas muidu, näitab siin nagu 5 kraadi kanti ja eks ta nii on ka. Et vaatame siis. Kuivatame teda, teeme siis nii nagu peab, üritame teha nii nagu peab. Et katsume selle liha lasta 40 kraadini ja siis alles teeme uue tule alla. Et ma usun, et see süsa, noh, äkki õõgub nii kaua, kui ei õõgu, paneme siis natukene veel tuld alla vahepeal juurde. Ja loomulikult me ei saa tänamata jätta siis ju meie seda sponsorit, kes siis meile selle suitsuahju üldse nagu kinkis, et metallieksperdid, veel kord suured tänud. Vaikselt õpime selle ahjuga töötama ja selle ahju kohta on meil ka sükene pikem video olemas, kus me selle ahju siis nagu kokku panime. Et mis soristad siin? Et kui me selle ahju kokku panime ja tutvustasime natukene lähemalt, siis milline ta on ja mis materjalist ja mis ja kõik, et selle video lingi ka kindlasti paneme siia video alla ja ka lõpu sinna nii-öelda lõputiitridesse, kuidas seda nimetada, et minge vaadake kindlasti seda ka. Ja kes tahab omale siis korralikku tummist suitsuahju, siis minge vaadake sinna metalliekspertide kodulehele ja võtke seal ühendust ja küsige omale ka sellist, et meie toetajaid peab toetama ja tegu on tõesti väga tummise ja hea ahjuga, hästi kvaliteetselt tehtud ja mulle see asi meeldib, et lihtsalt on vaja jah, õppida nüüd, õppida, aga eks meil need videosid hakkab veel ja veel tulema sellest suitsutamisest, kuidas me siis erinevaid asju proovime sees teha ja õpime selle asja nii-öelda selgeks, et üks hetk siis oskaks ka juba päris hästi neid asju teha siin ja aga ega midagi, hakkame siis jälgima neid temperatuuri andureid siin ja siin nagu näha juba tõuseb 20-ni tasapisi, et eks ta hakkab siis seda liha soendama siin nüüd ülesse ja meie siin kõrval, mis meie tegema hakkame? Laagriteks õngu kokku panema. Ja meil on nüüd tulemas siin 2 laagrit kooli vaheajal ja meil on siin nagu ikka eelmisest laagrist jäänud, pole aega olnud korda teha hunnik
pusas õngesid ja varustust, paar unda on pusas ja ühesõnaga on vaja hakata asju korda tegema ja siin on ka üks paat sai täna hommikul puhtaks tehtud, sest et läksid 2 meest kalale praegu sellega, aga teine paat on vaja ka puhtaks teha ja üleüldse siin nagu ettevalmistused siis ära, et täna on niisugune päev, et täna katusele ei lähe, onju. Täna katusele ei lähe tööle, et see aluskate ja kõik on seal nagu peal, kõik on ohutu, et täna teeme niisuguse asja, et teeme laagri ettevalmistuse, siin samas kõrval on hea siis jälgida temperatuuri ja teha neid õngesi korda. Ja tööpäev tuleb siis päris katuse tööpäev jälle tõenäoliselt siis ülehomme, sest homme olen ka veel poistega. Et kui Rauno Risto on siin, siis ma nii palju neid tööasju ei tee, teeme midagi põnevat ja tõenäoliselt siis ülehomme hakkab jälle kõva tööpäev pihta, sest ega tegelikult ausalt öeldes on selg haige ja eile ka oli ikka jõhker väsimus. Sest et see, mis ma siin üks päev tegin ühe päevaga, terve katuse pool maha, eternit maha, roov maha ja siis see aluskate ja siis see ajutine käigutee lauab sinna peale, et see minusuguse kohta ikka päeva kohta juba natukene üle jõu käiv, et ei ole päris 20-aastane, et see ikka võttis nii läbi see rahmimine, et kulubki niisugune istuvam tööpäev ära nagu täna. Vot, ja siis jälgime siis ja vaatame ja näitame vahepeal, mis me siin teeme. Nii, tund aega hiljem ja temperatuur on jõudnud mingi 61-ni või. Et nüüd peaks hakkama see asi juba siin siis kuivama. Et termomeeter veel ei näita midagi. Siin ei olegi niisugust numbrit nagu 40, aga siis ma oletan, et ta läheb siin niisuguse vahega 50, 55, 60, et kui ta hakkab siis siia selle pleki servani jõudma siin, siis ta peaks nii olema. 40, aga ootame siis. Kuivatame neid veel ja vaatame. Soendame, tähendab. Ja seni, kuni liha soeneb ja kuivab, siis mul on siin 8 korki, mis tahavad remonti. Ja mis neil põhiasi on, siis tavaliselt on see teema, et kaovad ära need aasad siit küljest. Siuksed aasad, nagu ütleme, sellel on teistmoodi jälle katki. Aga sellel on see aas olemas vähemalt, kus tamiil läbi käib siin. Sellel on see ülemine ots ära, selle ma panen ka midagi siia täis, et lihtsalt vett täis ei lähe, aga põhimõtteliselt jah. Need aasad on kadunud, enamus korkidel kaovad ära siin kalastuslaagri käigus ja tekivad mingid praod ka sisse ja siis ma neid nagu vahepeal lihtsalt lakin neid kohti, mis hakkavad vett sisse imema, näed, siin on ka must. Et need kohad, kus praod on ja vett hakkab sisse imema kork, ma teen lihtsalt selle musta küüne lakiga üle. Siis peab jälle, aga nüüd need aasad uuesti tagasi teha, ma neid nürisid, konksusid ära ei viska. Mis ma teen nende nüride konksudega? Nüridest konksudest saabki need aasad uued teha korgile. Et ma võtan nad, et lihtsam oleks näpitsaga pooleks hammustada ja see teine pool nüüd päris kuskile minema ei lenda ja hiljem jalga kinni ei jää. Siis ma teen nad siin leegiheitja ees pehmeks, sest et ta ei pea olema terasest selle tamiili jaoks. Jätan siia jahtuma ja siis vaatame edasi, mis ma taga teen. Võtan selle soendatud konksu nüüd siia näpitsa vahele ja hammustan selle ülearuse osa siit ära, jätan teda järgi nii mingi, ma ei tea, sentimeeter veitsa vähem. Nii, ops, ikka pani minema siia. Jah, see sai vähe kuumutada, ei jäänud nii pehme, aga sain kätte. Ja jääb järgi siukene, see aasaga, kehva on vist näha, see aasaga siukene pulk, mille ma siis surun sinna korgi sisse uuesti koos selle liimiga, et ennem surun augu ette ära sinna korgi sisse sellega. Siis see auk läheb natukene liimitörtsakas alla, superliim ja siis see pulk järgi. Niimoodi saabki need korgid jälle töökorda. Nii, ütleme nii, et ma ei jõua oodata. 2 tundi on möödas, ma ei viitsi oodata tegelikult, kuni see liha päris 40 läheb seest. Et on praegu 30 ja natuke midagi peale, et lasta olla. Ja siin on ka langenud juba nii palju. Siin mingi 45-ni, et teeme niimoodi, et panin praegu uue tule
uuesti alla. Et nüüd hakkame siis päris suitsutamisega tegelema, et tundub, et see liha on nüüd piisavalt kuiv küll. Et jah, hakkame nüüd päris suitsutama. See on nüüd saanud, kui ma nüüd õieti mäletan, mis kellas sai päris suitsuma, siis ta on 3 tundi saanud nüüd suitsuda. Hetkel on 90 peal temperatuur. Ma keerasin tegelikult korra külge nendel ka, et kuna mul nad ei kõlgu konksuga, vaid on niimoodi raami peal, siis see oli alumine külg. Mingi hetk sai nüüd ringi keeratud pool tundi tagasi. Nad on siis näevad välja sellised praegu. Aga sisetemperatuur on alles 54, ehk siis tuleb veel oodata, ma ei tea kaua nüüd siis paari tunniga, 2 tundi veel või, äkki läheb siis 70 peal ära seest. Ma testisin ka seda sisemist temperatuuri, seda kraadiklaasi, et võtsin ta lihtsalt lihasest välja korra, panin sinna resti peale ja näitas tõesti sama palju kui väljas oli. Siis mul tekkis juba kahtlus hetkeks, et kas tõesti nii aeglaselt see suur kärakas nagu, ta ei ole nüüd nii suur kärakas ka ju, ta ei ole nagu mingi pool siga ju, et kas ta tõesti nii aeglaselt see temperatuur seal sees tõuseb ja tõusebki nii aeglaselt. Ehk siis jah, tuleb veel paar tundi oodata ja mis seal ikka, vaatame, mis ta siis lõpuks on, aga pealt oli ilus küll juba, ilusat värvi. No nii, õhtu on juba käes, aga vaikselt pimedaks minema juba. Elu käib siin sees, aga sisetemperatuur on ikka veel natukene vähe. Sisetemperatuur on sükene 65 peal kohe. Et me peame ootama, kuni 70 peal ära läheb. Aga muidu elu on siin päris tume, jah. Ma ei teagi nüüd, kas ta on nüüd liiga tume või mitte, aga ühesõnaga, mis ma tegin veel on, et kallasin nüüd juba natukene vanni peale vett ka, keevat vett, et seda liiga ära ei kuivata. Ma kardan, et väljast kuivatab liiga ära, et siis kuskilt vaatasin videost, et pannakse, et nagu auru tekitada juurde, et ei kuivaks see liiga ära, see pealmine pind. Aga võib-olla olidki liiga suured kärakad, ma ei tea. Siin selle puuga peaks saama tehtud. Võib-olla olidki liiga suured kärakad, ma ei tea. Et võtta katsetamise värk ju. Vaatame, mis täst välja tuleb ja kui motsib hästi, siis teeb järgmine kord veel nii ja kui ei tule nii hea, siis teeb midagi teistmoodi. Teeb väiksemad tükid või midagi. No nii. Lõpuks läks see liha 70 kraadini. Siuke tume tükk on, aga vaatame siis, mis sellest välja tuli. Et Rauno võtab selle oma kätte korra. Ja ma lõikan siis, ma võtan siit ühe kahvli ka. Natsad tume on, aga mis sa teed? Lõikan siit ühe tüki esimese. Ja mahlane on küll, ei saa öelda, et ei ole, on ju. Näeb välja, kuidas? See Rauno hoib siin. Mis sa hoid siin? Oled jah? See näeb päris hea välja, ma ei tea. Muidugi. Mis maitsega ta on, aga vaatame. See on tuline. Täiesti pekkis. Täiesti pekkis. Risto. Täiesti pekkis. No Rauno. Keerasin persse, jah? Läks persse, jah? Ma saa arugi. Millest sa aru ei saa? Hea. Ma räägingi, ei keeranud persse, läkski. Lisa, Ei, ma vist... tead neid maitseid saunas või? Purgas? Siga hea tuli välja, on ju. Siga hea, siga liha. No mis ma oskan öelda? Ootame teisi veel. Oi kurat.
see näeb hea välja ja see on ka hea. Mahlane, aga nüüd ei saa lasta tal nagu ära kuivada. Tuleb mätsida sellesse fooliumisse või küpsetuspaberisse, jah. Et ei ole midagi ütelda. Täitsa hea. Ma arvan, et esimese sihukese liha kohta tuli väga hästi välja. Väga mahlane värk. Valetab. jah, Hällil tuli ülipasast välja nüüd. Hea on. Keegi ei taha süüa seda. Keegi ei taha süüa, ise lõikab endale juba. Aga sellega on nüüd see, et tegelikult pidi paremaks minema, kui seisab. Et laseme tal jahtuda ära, homme proovime uuesti. Siis on juba hoopis parem asi. Mina arvan küll, et esimese liha kohta tuli küll hästi välja. Jaa, väga hästi. Et eks me vaatame, kuidas ta siis homme on, et mätsime need kuskil, Ära ütle Hällile. et nad väga ära ei kuiva, et nad olekski sellised mahlased, nagu need on. Siis me võtame need kaisu täna. Jah. Minu kord. No näita siia ka veel lähedalt niimoodi kohe, et milline see on siis. Oi kurva. Oi haidi. Näljad söövad siin tegelikult. Asi on selles, et keegi mulle päev läbi söönud midagi lihtsalt. No mis seal ikka. No ju ta on ka hea, siis ma ei tea. Mis sa ei tea ise proovi? Näe, kui nii suur kärakas läheb juba... Oota, ma lõikan tükiks. Oota. Kõik on nälgas lihtsalt. See on sitt, jah? Aga mul on kana kahjus. Kuulge sitad, mul on kana kahjus. Jaa, okei, tee see luuk lahti näita, mis siin ahjus siis Oota kohe. Foolium on ahjus. Au! Siin on mingid muud asjad ka veel ahjus, aga okei, see selleks. Oota, ma pean niikuinii vaatama. Et tegelikult on ikkagi tänane video sellest, kuidas me seda tegime ja no ei saa öelda, et kehva. No süüaksegi see esimene kärakas juba ära ju. Ei olegi nagu sükest varianti, et midagi järgi jääb. Tahtsid veel emale anda ja Aivarile ja siin ei ole midagi teha. Kõik süüakse ära ennem juba. Homme juba ei söödud. Homseks ju otsas, jah. Nii, nüüd on järgmine päev ja teeme siis külmmaitsmise ka. Kuidas ta on, kui ta on nüüd jahtunud, et kas on ka ühtlustunud see maitse või mahlasus või midagi. Minu arust oli küll soojana parem. Sulle meeldib soojana hoopis või? No, ma proovin ka kohe. Rauno ammustab ka tüki külmana, vaatab, mis ta arvab sellest, kui külmana on. No, võta kohe otsast. No sama hea kui eile oli. Lõika mulle ka. Eile oli parem. Et ikka soojana meeldis rohkem või? Ja et siis peaks soojaks laskma või? Okei. Teeme pooleks. Palju sooldus on parem, aga eile oli parem. Midagi pole häda ju. No hea. Ikka parem. No hea, mulle meeldib küll külmana just, et siuke paned leiva peale jumala hakk. Leiva peale? Anna emale ka meitsa. Emme! Tule, ma annan sulle ühte head asja. Aga mis seal ikka? No loeme selle esimese liha tegemise siis õnnestunuks ja minge metalliekspertide kodulehele, vaadake omale ka. Sealt suitsuahi. Ja kirjuge magama ära kratid. Näeme järgmises.